Tere, minu nimi on Tiina Paet ja mina tulin Tallinnast Eesti Keele Instituudist, et teile rääkida inglise sõnadest eesti keeles. Kas te õpite kõik inglise keelt? Jaa. Aga kas te mõnikord, kui te eesti keeles räägite või kirjutate, kas te kasutate inglise sõnu? Üldse ei kasuta, ainult eesti sõnu? Mina kasutan sorry pidevalt. Sorry kasutad? Ahah, et sellistest sõnadest nagu sorry me täna rääkimegi. Cool. Ja kõigepealt ma loeks teile ette sellisest raamatust nagu Aino Perviku Paula õpib ema keelt, ühe pisikese jupikese. Sobib? Oliver, ütles õpetaja nüüd karmilt. Sorry, pomises Oliver. Joke. Kuidas see kõlas, küsis õpetaja ja ajas silmad suureks. Sorry, vastas Oliver selge häälega. Ja edasi, küsis õpetaja. Kuidas sa ütled seda meie emakeeles? Räägi ikka eesti keeles, siis saad ise ka aru, mida sa räägid. Palun vabandust, lausus Oliver. Väike nali. Et mida Oliver nüüd tegi? Oliver rääkis eesti keeles, aga ütles paar sõna vahepeal inglise keeles, jah? Ja selliseid sõnu on vist päris palju, mida aeg-ajalt kasutatakse eesti keeles. Mis te arvate, mis sõna on üldse võõrsõna? Mis pole eesti keelne. Ja miks me räägime täna just inglisekeelsetest sõnadest eesti keeles? Räägime selle pärast, et alates 1990. aastate algusest, see on siis päris tükk aega tagasi, eks ole? Üks umbes niimoodi. 19 aastat on kõige rohkem sõnu laenatud inglise keelest. Kas te teate, mis keelest enne seda tuli palju sõnu? Eesti keelest. Tuli soome keelest. No vene keelest tuli ka, aga soome keelest ka. Võõrsõna on ühes keeles kodunemata või osaliselt kodunenud. Seda tegelikult nimetatakse muganemiseks. Selline laensõna, millel on võõrad jooni. Näiteks selle sõna alguses on G, B või D. Nagu näiteks banaan, gloobus, diivan, topping, giid. Mis sõnad veel võivad olla? Minu nimi on ka B-ga. Jah. See pole võõrst. Või on siis sõna alguses F, ša, re või Z. Näiteks firma või šampanja. Ja neid tunnuseid on päris palju, ma ei hakka neid kõiki praegu üles lugema. Ja tegelikult on meil mõni nii kodunenud laensõna ka, mille kohta me sageli ei oskagi arvata, et see on mõnest teisest keelest üldse tulnud. Näiteks sõna kuningas. Ta ei alga G-ga. Kõik tähed on sellised, mis võivad ühes eesti sõnas ka olla, eks ole? Aga tegelikult sõna kuningas on tulnud vana ülemsaksa keelest. Siis on veel üks sõna nagu pipar. Kõik kasutavad iga päev. Üldse ei mõtle selle peale, et see on võõrsõna. On ju nii? Tegelikult ta tuleb jälle ladina keelest. Siis räägime nüüd sellest, kuidas sõnu laenatakse. Kuidas tulevad sellised sõnad ühte keelde? Sõnu saab laenata päris mitut moodi. Näiteks neid teistest keeltest otse üle võttes, siis neid nimetatakse päris laenudeks. Tükk-tükilt oma keelde ümber pannes, siis on nad tõlkelaenud. Või lisades oma keeles juba olemas olevale sõnale veel mõni tähendus, siis me nimetame neid tähenduslaenudeks. See viimane tähendab, et ühele võõrsõnale, mida eesti keel juba tunneb ühes kindlas tähenduses, on laenatud juurde sisu, mis sellel sõnal on näiteks inglise keeles. Kui me ei tea mõne võõrsõna tähendust, kus me seda otsime? Sõnastikust. Võõrsõnade leksikonist, eks? Aga nüüd on tulnud nii palju selliseid uusi sõnu, mis kõik ei ole üldse võõrsõnade leksikonis. Ja tuleb neid otsida hoopis inglise keele seletussõnaraamatutest. Kui me oma keelest uuele asjale nime ei leia, ongi võimalus võtta uus mõiste koos uue sõnaga. Nii on tulnud eesti keelde näiteks sõna spa. Kõik te teate, mis tähendab spa, jah? Aga siin mõnikümmend aastat tagasi veel ei olnud, üldse 10 aastat tagasi meil ei olnudki üldse spaasid. Aga siis tulid meile spaad ja selle jaoks oli vaja sõna. Siis võetigi ta teistest keeltest üle, kus ta oli spa ühe A-ga, aga eesti keeldes ei sobinud ja siis pandi sinna lihtsalt üks A lõppu. Ja nüüd on selline laensõna spa eesti keeles. Aga mida tähendab teie arvates tuub? Jõudu.
jah. no näiteks tuup on see, kui see snowtuup, millega saab sõita lume peale. Vot sellist vastust ma ootasin, aga tegelikult tuub on kogu aeg olnud selline torukene, kuhu saab näiteks seda pastat sisse panna nagu hambapastat ja kreemi saab sisse panna ja salvi saab sisse panna ja inglise keeles ongi tuubil sõnal tube on mitu tähendust. Et eesti keeles on tuub kogu aeg tähendanud seda torukest, kuhu saab midagi sisse panna, aga inglise keeles tähendab tube kas mingit rõngast või toru ja tähendab ka auto seda sisekummi ja sealt ongi tulnud selline ütlemine, et sõidan näiteks tuubiga mäest alla, eks ole? Aga eesti keeles on eesti keeleteadlased on mõelnud sellele hoopis eesti vasteks on välja mõelnud lumerõngas või korp ja mõnikord on hoopis parem jääda tsitaatsõna juurde, ma kohe räägin, mis asi on tsitaatsõna. Kuidas peaks kirjutama Halloween, sellise sõna nagu Halloween, see tuleks kirjutada kaldkirjas. Jah, et see tuleb nagu ülejäänud tekstist eristada, kui te kirjutate arvutiga, sest te peate selle kaldkirjas kirjutama ja kui te kirjutate käsitsi, siis peaks sinna näiteks mingi joone alla tõmbama või kuidagi eristama ta ülejäänud tekstist. Ja tihti küsitakse, et kas võõrsõnad on siis pahad ja neid ei tohigi üldse kasutada. No see ei ole nii. Paljudel neist sõnadest pole iseenesest ju mitte midagi viga. Aga mõne sõna puhul on probleem selles, et meil ei ole neid sõnu lihtsalt vaja. Sellepärast, et need mõisted, mida nad on tähistama tulnud eesti keelde, need on meil juba ammu tuttavad ja sõnad nende kohta on eesti keeles täiesti olemas. Näiteks selline sõna nagu shoppama. Kas te kasutate sõna shoppama? Jaa. Aga kuidas selle kohta saab eesti keeles öelda? Ostlema ja poodlema. Selle kohta on sellised vastus välja mõeldud nagu ostlema ja poodlema. Ja üldiselt mina soovitan küll ikka kasutada eesti sõna eesti keeles. Kui selle asja kohta, millest te räägite, on eesti keeles sõna olemas. Sest muidu võib juhtuda selline asi, et te kasutate võõrsõna ja eesti oma sõna läheb hoopiski meelest ära. Kas võib nii juhtuda? Jaa. Saate vaadata võõrsõnadest. Võõrsõnade tähendust ja seda, kuidas neid kirjutada, saab vaadata näiteks õpilase õssist, siis saab vaadata veel suurest õssist, mis on täiesti olemas internetist ja kõik kasutate internetti ja te saate kõik minna selle raamatu sisse. See raamat on kõik internetis olemas ja sealt saate vaadata, sest on väga lihtne vaadata. Ja siis on veel selline raamat, nagu minu esimene võõrsõnastik. Ja siin on isegi pildid sees. Ja siin on kõik tähtsamad võõrsõnad on siin sees. See on väga huvitav raamat. See ongi nagu väike võõrsõnade leksikon. Saate vaadata seda üle 60 märksõna. Siin on näiteks selline sõna nagu okei. Mida te kogu aeg kasutate. Siin on OK on selline lühend, aga siin on okei. Et kui te näiteks kogu aeg ütled okei, aga vaata, kui sa kirjutada tahad, siis sa võib-olla tahad teada, kuidas see õigesti käib ja siis sa saadki siit raamatust vaadata. Õpetatud, ei tohi kirjutada. Ei tohi kirjutada, jah. Aga mina soovin teile ilusat eesti sõnade kasutamist ja alati järelemõtlemist, kas ma nüüd kasutan võõrsõna või kasutan siis seda eesti oma sõna. Jah, aitäh teile! Ma kuulsin seda, et võib ka inglise keelest laenata sõnu eesti keelde. Sain teada, et eesti keeles on shoppama tähendus ostlema ja poodlema. Tavaliselt ma mõtlen, et need on juba eesti keele sõnad, aga tegelikult need on inglise keele. Et ma saan väga huvitavad asjad teada.